Tere tulemast seeriasse, kuidas osta enda esimene kodu. Täna räägime, millest üldse peaks alustama. Selleks hetkeks, kui otsus sünnib, et esimene kodu osta vaja, no ilmselt unistanud juba mõnda aega oled, aga et plaan siis ka reaalselt ellu viia, tuleks läbi mõelda 2 asja. Esiteks, finantseerimine. Mõtle läbi, kust tuleb oma finantseeringu osa. Mõtle läbi, mis võiks sinu jaoks panna sellise laenuvõimekuse piiripaika, kas see ongi oma finantseering, mille sa saad sissemakseks teha, kas see on kuumakse, kas see on mingi laenusumma piir, millest sa ise üle minna ei taha. Kui sa tead pluss-miinus, millist laenu sa saad, siis sa tead mõelda ka teise punkti peale, millist kodu sa reaalselt tahad. No, portaalides ilmselt surfanud oled, aga nüüd hakka natukese täpsemalt mõtlema, millist asukohta sa tahaksid, millist planeeringut sul oleks vaja, millist stiili kodu sa endale tahaksid, kas seal on ka mingid konkreetsed lisad, mis seal peaksid sinu jaoks olema, rõdud, panipaigad, sellised värgid. Kui sa nüüd tead, milline on sinu laenuvõimekuse piir, kui sa tead pluss-miinus, millist kodu sa tahad, siis tip-top, ilmselt sa leiad ka selle. Mina olen Jorma. Kui sul on mingeid küsimusi, mõtteid esimese kodu ostmise kohta, anna siin kommentaariumis tuld, proovin ka vastata. Kui soovid maaklerit endale appi esimese kodu ostmisel, anna teada, meie tiim Tallinnas ostjatega tegutseb. Näeme järgmises osas.